tere hommikust! Kell on saanud just 1 minut 9 läbi ja ma jõudsin linna. Olin täna öösel maal koos Hugoga. Aga nüüd ma tulin linna, käin korraks kodust läbi ja siis lähen kontorisse tööd tegema. Ühesõnaga ma mõtlesin, et ma teen esimese katsetuse filmida päev minu elus vlogina. Vaatame, mis sellest välja tuleb või kas üldse õhtuni jõuab, aga ma proovin siis filmida tervet oma päeva. Nii, jõudsin just enda kontorihoone ette, kell on 9:30. Vaatan autod järgi, et puhkustõuaeg on vist täiega alanud, sest nii vähe autosi on. Aga lähme siis tuppa sisse, vaatame, mis me täna jõuame ära teha. Vaatan, et mu juuksed on õise kuivamisega mõnusa suvise luki endale saanud, aga nakkene küll, rokime siis seda täna. Tegime eile mett. Ja mõtlengi enda töökaaslasele siit natukene mett kaasa. Kui mul on mõned klipid, mida teile siia panna, siis ma panen eilsest mee tegemisest teile mõned klipid ka, aga ilus mesi ja me saime mõnusa saagi. Kuskil 38 kilo, mis on meil praegu suurim saak siiamaani. Veits kleepub, nii et ma hoian seda 2 näpuga, pean selle paremini ära puhastama, kui kontoris eile õhtul lihtsalt me lõpetasime 10:30 vist urritamise ja siis ma ei jaksa küll enam mitte midagi teha. Aga nüüd ma pean korraks ära panema, et ma saaks uksed lahti teha. No nii on aeg minna ja võtta endale väike lõunasöök alt korruselt ja siis tulla tagasi üles. No vaata, mis pakuvad täna. Meil on siin pärastlõunane chill rõdu peal. Äigelt kuum on. Te ei tee seda asja mu jaoks lihtsamaks. Kõik naeravad mulle. Ma panen nüüd ära telefoni. Raske ilus olla. Nuuks. Õnne tahab öelda midagi. Marial on raske ilus olla. Raske. Tegelikult see ei olnud minu laasa, see oli Õnne kohta käiva aga heakene küll. No nii, tööpäev on siis selleks puhuks siin kontoris läbi saanud. Ma võtan nüüd suuna hoopiski Tuisule, kus meil on mesilased, ma pean seal paar tegevust ära tegema. Ja siis ma lähen maale, et võtta peale Hugo. Ja teie saate siis kaasa tulla, aga ma siis räägin teiega rohkem siis, kui ma olen Tuisule jõudnud. No nii, katse 2. Enne kui kus telefon teiega olla. Ühesõnaga, ma mõtlesin, et ma natukene
jagan või avan seda tausta, miks ma seda täna teen. Ma olen mingi 10 aastat võib-olla jälginud YouTube'ist Eesti YouTubereid, välismaa YouTubereid, elanud neile kaasa, otsinud, avastanud uusi tulijaid, vaadanud, kuidas nad alustavad, kuidas nad arenevad, kuidas nende sisu läheb aina paremaks ja kvaliteetsemaks. Ja on ka neid, kes siis jäävad nagu mingisse etappi seisma. Ma saan aru, et nagu ka mul endal, mis te enne vist mingis klipist nägite ka, kui ma üritasin enda kolleegi ja sõbranna ees filmida, siis pigem see oli päris naljakas. See oli minu jaoks väga ükene, ma ei taha öelda piinlik, aga no veits ikka ebamugav olukord, et ma arvan, et nad on näinud, et ma teen selliseid võib-olla naljakaid asju, on harjunud sellega, et vahepeal ma võin näiteks filmida niimoodi. Kuid sellegipoolest sealt tuli üks naerupahvakas ja pilgud ja nooled ja et see ei ole väga mugav olukord. Rääkimata sellest, et ma võtaksin kontoris näiteks tänase testpäeva pealt siis, et võtaks kontoris selle kaamera kätte ja hakkaks ennast filmima ja rääkima ja käima seal ringi. Et kas siis ma ise saaksin sellega hakkama. Kritiseerida on teinekord niivõrd lihtne kõike ja kõiki, aga just see, et okei, pane siis ennast ise proovile. Vaata, kas sina saaksid sellega hakkama või ei saa. Ja seda ma siis täna siin testingi. Eks ole näha, mis siit välja tuleb. Ma nagu selles mõttes, et ma mõtlesin, et ma proovin, kas ma üldse selle filmimisega õhtuni jõuan. Sest et tihtipeale on ikka see, et hommikul suure hurraaga alustad ja siis kuskil lõunas tegelikult sa enam kaamerat katte ei võta ja nii see jääb. Aga kui ma jõuan juba õhtuni selle filmimisega, siis on nagu enda jaoks nii-öelda suur eneseületus, et ma selle tegin lõpuni. Mis sellest siis edasi saab? Järgmine asi, kas ma panen selle nüüd need tükid kokku, mis ma siin filmisin, vaatan, mis siit nagu välja ka tuli või ma teen lihtsalt need klipid ära ja nii jääbki. Ja kolmas asi, kas ma riputan selle üles YouTube'i. No nii, jõudsin tuisule. Viskan kohe teised riided selga. Ja panen suitsiku põlema. Ma ei tea, kas mul on üldse suitsikut vaja ja siis lähen viin need kärjad kõik sinna tagasi, mis mul siin on. Siin on kärjad. Siit on isegi näha. Või kärjad tuleb ruttu tagasi sisse viia, sest muidu ei ole mesilastel ruumi seal sees, mis me kõik eile välja võtsime. Ja siis nad saavad hakata jälle neid täitma. Nii et ma proovin selle nüüd ruttu ära teha, aga kõigepealt vahetan riided ära. Ja siis ma näitan, mille ma välja näen uuesti. No nii, selline see outfit on. Vaatan, kas ma saan paremini näidata kuskil. Nii, gameplan on selline, et siin on kärjad, mis me eile võtsime välja, kus me võtsime mee välja. Need tuleb siis tagasi panna tarude sisse. Et neil oleks ruumi ja nad saaksid uuesti hakata sinna mett sisse korjama. Siin selle taru peal on 2 magasiini, kuhu me paneme need kärjad sisse, kus siis mett pannakse. Ühe magasiini ma tõstan nüüd siia peale, et neil oleks ka rohkem ruumi. Ja siis ma proovin seda filmida, kuidas see siis välja hakkab meil nägema. Nii, näitan ka siis, mis ma tegin. Siin on see väike tarukene. Selle panin siis neid tühju kärge täis. Siia on neil võimalik nüüd hakata juurde ehitama. Ja sama ma teen kohe ka siia, et selle ma tõstsin siia peale. Selle ma täidan nüüd ilusti siit ära kõik kohe. Kärjad. Sisse. Sai tehtud.
põhimõtteliselt see on mu praegune ainuke hobi, mis mul on, aga ma ei käi suht mitte kunagi üksinda siin. Ja selle tõttu see oli täna võib-olla natukene sellisem minu jaoks hirmutavam, et tavaliselt me käime kahekesi, üks saab suitsu teha, kahekesi toimetada, rääkida, arutada, vahepeal on ikka tükk maad mõnusam, seda enam, et ma ise defineerin ennast kui õpipoissi, mis tähendab seda, et mu kõrval on Eve, kes tavaliselt juhendab, ütleb, mida teha, kuidas ja nii edasi. Okei, noh, nende kahe aastaga on tulnud juba mingi teadmine endal ka. Juba saab arutada mõndas asju nii edasi, aga ikkagi on natuke julgem ja mõnusam käia kahekesi. Minu tarud. Ta on ilge liiklus, ma tegelikult võtsin juba maski eest ära, et ma väga lähedale ei tahagi minna, et ma olen siin mitu korda nii saanud, et ma tulen lõpus veel vaatama ja siis saan oma sutsaka kätte, nii et vaatan ohutuskaugusest, mulle väga sutsu ei meeldi saada, et ma veits lähen paiste, ehk siis mul on mingi väike allergiline reaktsioon sellele. Aga siin need on. Üks taru on veel seal taga. Üks need nunnud. Käisime Tuisul ära, võtsime Hugo peale, siis käisime Kuusalus Hugo teise vanema vanaisa juures. Nüüd siis tulime ruttu koju, käisime korraks poes, Hugo tellis endale pelmeene. Nii et teen endale kiirutavad pelmeenid. Sööme, käime vannis ja siis tegelikult Hugo hakkabki kohe tudiaeg. Panin kiirelt siin selle ventilaatori tööle, sest nii palav on kodus. Hugo vaatab multikat ja ootab enda pelmeene. on 8:20. Hugo sööb kõhu täis. Teeme vanni. Ja siis on tudiaeg. Nii mõtlesin, et teen kiire kokkuvõtte päevast ära. Ja lõpetan selle videopäev minuga filmimise ära. Esiteks, hurraa, ma jõudsin lõpuni, mis on nagu mega positiivne, sest ma arvasin, et kui ma hommikul selle peale uitmõttena tulin, et prooviks siis filmida, siis ma arvasin, et ma suht kindlalt lõpuni välja, tänase päeva lõpuni välja ei filmi. Et selles mõttes, et mega tore, ma ikkagi jõudsin lõpuni. Teine siis, mis ma rääkisin sellest kodus üksi rääkimisest, siis jah, see on palju mugavam. Väljas filmida on ikkagi selline awkward, ma ei tea, kuidas eesti keeles kõige parem sõna oleks seda kirjeldada, aga ta on ebamugav ja tundub, et kõik teised vaatavad ja piinlik. Mõttes ma saan kõigist aru, aga ma arvan, et see eneseületus on seda väärt, et siis väljaspool koduga ikkagi filmida. Kolmas punkt on see, et mul ei ole ikkagi sobivat tehnikat. Ma mitmel korral tundsin puudust mingist kaamera hoidjast, tripodist, millest iganes, et raske on kogu aeg leida mingit kohta, kuhu seda telefoni panna või siis kaamerat. Ja kui rääkida telefonist, siis nõme oli ka see, et mul sai aku mingi 3 korda päeva jooksul tühjaks, mida ma varem ei ole täheldanud, et see nii ruttu tühjaks saab. Muus juhul panen selle video kokku, ma loodan,
plaan on. Ja proovin võib-olla siis üles riputada ja vaadata, et mis tundeid see minust tekitab. Ma ei tea, võib-olla näeme veel. Aitäh igal juhul, kui keegi seda vaatas. Ja äkki siis järgmise korrani. Tšau! Ja kiire viimane märkus veel, et kõik, kes pidid taluma mu kriisisi juuksed, siis sorry. Aga elu on selline. Täna nad olid sellised, midagi ei ole teha.